ajast väga kiire, vaja kiiresti ära minna, et siis jääb jälle teistpidi aja ette. Et põhimõtteliselt paarismäng, kokku on 60 küsimust ja 5 kaupa nad tulevad, vastate siis ühele lehele 1–5. Ainult nüüd esimeses voorus on üks väike nüanss, üks suuline küsimus tuleb juurde. Selle pange kirja sinna A ja siis pange 1, 2, 3, 4, 5. Niimoodi. Suulise küsimuse ma loen ette, saate minut aega mõtiskleda, vastuse kirja panna ja siis me jagame ülejäänud 5 küsimust teile kätte. Seda A-d ei ole enne vaja ära anda eraldi, vaid koos ülejäänud 5-ga. Mis pärast A tähtis on? Noh, lihtsalt selguse mõttes. Algus, jah. Nullist hakkab. Ja esimene küsimus on selline, mida praktiliselt ainult suuliselt saabki küsida, et Eestis on palju linnu, kuid vaid ühte juhib mõistus. Kõik ülejäänud Eesti linnad peavad läbi ajama ilma mõistuseta. Mis linna juhitakse mõistusega? See on siis A. See on A küsimus, jah. See on number 00 küsimus. Ei, see on A. Jaa. Eestis on palju linnu, vaatasin järgi, neid on mingi 45 või täpselt ei oskagi hetkel öelda. 44-45 linna. Aga vaid ühte juhib mõistus. Kõik ülejäänud Eesti linnad peavad läbi ajama ilma mõistuseta. Mis linna juhitakse mõistusega? Kuidas? Jah, võistkonna numbrid on siin kõik näha ja osadel on selged ka. Loeme ette siis nii kaua kui mõtlete. 1 on Igor Abal, Alar Särgava, 2 on Jevgeni Nurmla, Mati Räli, 3 on Indrek Salis, Alar Heinaste, 4 on Jaan Loide, Vello Tõnso, 5 on Matis Song, Urmas Song, 6 on Andres Alpere, Kaido Lassen, 7 on Aksor Koit, Urmas Tarvis, 8 Eik Sagen, Rein Laumets, 9 Hugo Tang, Mart Vellamaa, 10 Margus Maiste, Tõnis Poom, 11 Kristel Oja, Tanel Kadai, 12 Kadi Jairus, Tanel Jairus, 13 Enn Kauber, Arvo Kreegipuu, 14 Tiiu Alliksaar, Ülo Kasemaa, 15 Ants Kõks, Jaan Usin, 16 Tõnu Talve, Lauri Tammerand, 17 Harras Madar, Viktor Treimut, 18 Kalmer Männik, Martti Suurorg, 19 Jaak Vakermann, Raivo Tammert, 20 Indrek Pirkan, Tiit Pirkan, 21 Anne-Malle Hallik, Rainer Traksmaa ja 22 Tiit Kabrits, Riho Paju. Nii. Siis jagame nüüd esimesed. Esimesed 5. Vastan siit poolt. Paneme praegu nii pidi, et teeme kõigile ausa mängu, et ei piilu võtta. Nii. Ja siis teeme väga Mordina ja kas kõigil on? Pöörame siis ringi ja hakkame siis lahendama. Hakkame siis esimese 5 küsimusega pihta. Mängus, millega siis mälestame Keila tuntud mälumängurid Robert Helset, Hillar Nahmani ja Jüri Nesserit. Nii, ja see on esimene, nagu isegi näete, on temaatiline voor pühendatud Keilale ja Harjumaale. Küsimusi on mitmeid, aga ma siis loeksin teile ka ette neid. Ei ole vaja. Ei ole vaja. Ühesõnaga temaatiline voor, et arvestage sellega.
põhiliselt Keilale, võib-olla mingil määral Harjule, aga rohkem ikkagi Keila. Harjult on siin ka, ütleme Lääne-Harjult on, aga Keilat on ka päris palju. Kõiki on. Kaks minutit on nüüd veel aega. Nii et aega on, aga vaikselt hakkame juba kokku tõmbama. Selle esimese küsimuse A-küsimusest ka punkti saab? Saab ikka. Ikka. See on täitsa arvestav minev küsimus, ainult ta oli suuliselt. See on täiesti läheb arvesse, läheb punktide juurde, nii et ei ole mingi nalja ega mulli küsimus.
Nii, ja kätte on jõudnud selle vooru viimane minut. Nii et hakkame vaikselt lõpetama. Saal natuke ebamugav on, peab põlve otsas kirjutama, aga ma arvan, et saame hakkama. Nii, 10 sekundit. Jaa, ikka. Minna võtta hakkab. Aeg. Nii. Täna. Ma olen sealt. Nii, jaa, seal on juba ees, on juba korjatud. Paneme nad siia. Nii, ja siis esimesed 5 vastust. 6. Õieti küll 6, jah. Ütleme ära. No see mõistusega linnajuhtimine toimub siinsamas Keilas. Siinsamas saalis. Ja lausa siinsamas saalis, jah. Sellest kohtadega saab või? Saab ikka. Keila linnapea on Tanel Mõistus teatavasti. Nüüd number 1. Siin oli siis vihjena teile öeldud, et muusikaküla, see tee, mis läbis siis muusikaküla, jõudis siis Pääsküla vana sillani ja samanimelisele jõe, mis ületas samanimelist jõge. Ja siin vallavanema pilt ei ole ka päris asjata pandud, võib-olla mingi vihje võis ka sellest tulla. Tegemist, et muusikas siis vanas keeles siis tähendas teeröövel ehk röövel. Sellest räägiti Eesti raadios muusika. Seda on räägitud Eesti raadios päris mitmel pool. Kaks siis see küla, mis siis omab siis ka mujal mõnes riigis nimekaimu, on Tuula küla, mis on siinsamas Keila kõrval. Ta küll kuulub Saue vallale, aga ikkagi on ta Keila lähedal, Keila alla. Ja Tuutulus on selline rinnaasi, selline boonusekujulise. Risto Rüdi on see järgmine mees, keda tahtsin vastuseks saada. Soome president. Ja see arhitekt on siis Arnold Matteus. Praegu on Keilas vennad Matteused on ka arhitektid. Ja kirjanik on muidugi, kes see muu ikka saab olla, kui mitte Erik Tohvri. Hans-Erik Laansalu läheb ka 2 punkti. Kas kodaniku või kirjaniku nimi, mõlemad on 2 punkti. Ja võib uued välja jagada. Ja mina küll tulnud. Mulle tulnud. Muidugi vaadata. Mulle tulnud ka. Saad pilti, ma mõtlesin, et ei, see vana. Nüüd võib juba keelata ja hakata, ma arvan, et vaatama. Nii et selles voorus on siis 5 küsimust ja A ega B ega C küsimus seekord ei ole ja aega, nagu
nagu alati jälle 6 minutit. Üheksanda küsimuse kommentaariks nii palju, et see imetajate seksuaalakti juhtub 1923, vaid see tehniline lahendus leidis aset 1923. Selle kuuenda küsimuse juures selle 412 ruutkilomeetrit, ärge seda nüüd sulatõena võetke, sest soolajärved on ikka nii, et vahel suuremad, vahel väiksemad. Aga noh, see on vihjena pandud. Ligi kaugel. Võib-olla kuivab ära, või tuleb vett juurde. Kaks minutit selleks vooruks veel.
nii. Ja viimane minut, nii et hakkame vaikselt vormistama. Viimane minut, jah. Tere, Mart, võtate Vello. Tere, Mart, võtate Vello. See on kohe. Kümme sekundit. Aeg. Senikaua kui korjame ära, siis on siin meil üks soolo, jah? Üks soolo, jah? Pole jagama täna ka. Ja hops. Kuldmuna tuli siis... Loide Nessel. Vabandust. Loide Tenso. Kõik on lõtnud, jah? Kõik on vaadake, miks on number 13 ja 6 punkti. nii. Nii mõned. Nii samamoodi. Esimest ei loetud. Loeti. Ma ei ole jõudnud veel tabelisse seda nulli vaadesse sisse. Tuleb. Kõik tuleb. Niimoodi. Kommentaarid ja vastused siis Tennolt. 6–10, jah? See esimene, see Soolajärv on siis Benjamin Louis Elali ja Bonneville järgi, siis Bonnevilli järv. Seal on siis iga-aastased kiirusnädalad toimuvad ja nii edasi. No 7. Jah, öeldi juba ära. Silvia on ta eesnimi ja perekonnanimi siis Salis. 8. on vaja perekonnanime öelda, see on siis Metsavaht. Miks ta lennub Metsavaht? 9. see tehniline lahendus, mida De Havilland, siis tema oli muuseas lennukite konstruktor ja katselendur ka. See oli siis lennukite õhus tankimine. Ja 10. Atifete Jahjaga, kui ma hästi loen selle välja. Ja tegemist on siis Kosovo presidendiga. Euroopa üks nooremaid riike, isegi noori riik. Nii. Aga nüüd tuleb siis järgmine voor. Jagame laiali ja kõik algab uuesti sitta. Pilt poole. Alla siinpoole jagamata palju. Kohe tuleb ligi sinna poole ka. Nii, kelle siin meil ei ole. Siin. Nüüd saavad kohe minu käest, andke ette poole ka. Nüüd on kõik olemas. Ei, seal ei ole. Nii, nüüd on vist kõigil. Selle veel puudu on, kõigil on olemas. Õigus. Nii.
nii, meil ikka ka, jah. Nii, ja arvan, et võite vaadata, arutada, lugeda juba. Ma ei saa hakkama, ei, need on need paari nimed. Paari, mõistab täida.
2 minutit. Viimane minut. Tabeliseis on teil seina peal ja punkte on korralik. Nii, 10 sekundit. Aeg. Nagunii õige vastus läks maha. Nii, kõigilt on võetud siis vastused ka. 11 see pealinn, mida võis seostada ka relva asjandusega muidugi Winchester, Windbussi üldnimi ka. Siin oli juba päris palju vihjeid selle koera kohta, tegemist on Karjala karukoeraga. Ajab karusi taga, nii et päris julge koer selle veeksituse kohta. 13. Tegemist on siis eestikeelses tõlkes ansambliga Rikkad ja vaesed. 14. See teos oli siis Richard Wagneri Parsifal. 4 või 5 tundi kestis see ooper. Ei ole ja see pilt on, see oli vist ilmselt paljudele tuttav. Tegemist on siis Mark Twainiga. Kes vastas siis ta õige nime, eks see muidugi saab ka olla. Nii, ja järgmine pool siis, jah. Mõneme lõbu küsimused, jah. See on kogu aeg kaua läbi. Nii palju.
vaatame sulle küll asja. Mis kõik muud mõtleb? Isik oli küll. Anna küll vaatama. Võib-olla. Jaa. Kinni ei ole, sul pole küll asja. Kinni on siis, kui kuulutatakse kinniseks. Kui erinev põhjus on tegemist. Tavaliselt lahti. Ma tahan minna. Ei, ta on üle. Ja nüüd on vist kõigil käes. Arvan, et võib vaadata ja lugeda ja mõtelda. Nii, 16. kuni 20. jah? Kuskil ta oli jah. Ja üks protest oli vähemalt. Kas te 18 tegelast? Kes, kelle küsimus on? Jaa, tegelast. Tegelane jah? No näitleja ühesõnaga, kes on see näitleja? Näitleja küll. No seal ei. Filmitegelane. Näitleja ikka, seal on ju ette antud, et Sharon Stone on ja sama stiilis. Ikka inimene, mitte tegelaskuju, mitte naksitroll või kingpool, aga inimene ikka. Nii, ja 20. kohta ma ütlen nii palju, et hakkab mängima üks 21 ooperist ja selle helilooja ooperit mängitakse praegu ka rahvusooperis. Aga mitte seda ooperit, millest on 20. Ja siis küsitud on nii ooperit kui autorit. Ja selle autori ooper on praegu Estonial laval. Panen teile nüüd ka muusika mängima ja küsin nii ooperit kui ka ooperi autorit. Selle helilooja ooperit praegu mängitakse Estonias. Tõsi küll, mitte seda, mida mina küsin, aga selle autori ooper on esindatud praegu. Nii. No see on see sama.
ooperist ka instrumentaal. Ei laula kahjuks keegi. Tantsivad. Võimalik. Siis on võitud jah, kui tantsivad. Pärast kommenteeri. Nii. Ja viimane minut. Mis siis? Tantsivad. Tallinn peaks kiiresti saama. Ei tea. Viimased siis jah, nii helilooja kui ooperi nimi. Nii, 10 sekundit. Aeg. Palun. Teie röögi eest andsime 3 võistkonna kõne kokku. Niimoodi. Ja nüüd siis vastused 16 kuni 20. No tegemist on siis Kaunis printsess on selle, nagu Maari üldine nimi, La Bella Principessa. Ja kujutatud on Bianca Sforzat. Nii. Pavel Vorobjov on teatavasti 2011 Eesti maalemeister. Seda boikoteerisid kõik paremad mehed boikoteerisid. Aga ikkagi ametlikult Eesti meister males. Juhtus niimoodi, et kes eile siis õhtul Kanal 2 vaadata, seal jooksis film Trooja ja see siis nahkseelikus tegelane oli Brad Pitt, Achilleus. Nii. 19 oli vist päris raske, mina küll ei oleks teadnud. Jordan Romero on selle noormehe nimi. Ja 20 oli siis, ooper oli vaja nimetada ja autor. Xerxes on siis ooper ja Händel on siis autor. Georgfriedi Händeli Julius Caesari praegu mängitakse Estonias. Praegu ei mängita. Roosa praegu ei tee. Jõuame ära, jah. Nüüd on kõigil olemas, võib hakata vaatama ja mõtlema. Ega siin midagi, mis te ei ole saanud.
nii, ega siin midagi rasket ei ole. Ilus kiisumiisu on 24, 21 on vaja natuke tunda siis maajade kirja, 25 ühte riiki ja nagu öeldakse, 6 minutit aega ja edu mõtlemisel. Seda kõik parandab. Ja, need on mul nüüd lihtsalt nii, 2 minutit.
viimane minut. Kümme sekundit. Aeg. Kõigilt on nüüd käes vastused. 21 siis, kuna oli mainitud, et tegemist on siis jumalate toiduga ja ega ta siis palju muud ei saagi olla kui kakao. Teoprooma tõlkes on jumalate toit. Nii, 22. See koht on praktiliselt pärast Grand Canyoni maailma siis teine sügavuselt. Päris pikk oli ta, hulka kilomeetrit pikk ja lai ja nii edasi. Ja ta on ka kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja ja asub ta siis Montenegros. See on see Turmituri rahvuspark. Jah, Turmituri rahvuspark, jah. Nii, 23. Ma oleks vastuseks tahtnud, no siin on natuke rohkem variante, aga põhiliselt on tegemist hobusõidukitega. Vankrid, tõllad ja nii edasi. Saanid ka. Hobuveokid kõik. Saanid, kalessid, vankrid. Ja see on muuseas ööbikorus, nii et sul ei ole kaugel käia. 24 siis see loom siis on Tsilla. Ma ei oska rohkem kommenteerida. See on, ma arvan, keeruline küsimus. Ja Punasest merest, no teatavasti kreeka keeles on Punane meri Thalassa Eritrea, nii et Eritrea on saanud omale Punasest merest nime. Punase mere ääres on Eritrea.